Austatud Eesti kodanikud, homme saab juba 22 aastat sellest ajast, kui Tiit grupi rahvuslastega tuli siia Irvevarki ja avas tee kompartei võimu murendamiseks ja Eesti taasiseseisvumiseks. Täna on huvitaval kombel täpselt sama tunne selles mõttes, et sama paanika kui haaras siis võimuladvikud, kompartei ladvikud, kes käis mööda tööliskollektiivi ja igal pool, kus räägiti, et kui halvad on need rahvuslased ja Tiit Madisson, et mis nad ilmselt tahavad teha selle armsa nõukogude korraga. Ajalehed pritsisid tatti ja sülged vastu. Ja täna, mis me näeme? Sama olukord on jälle. Toompeal valitseb mis asi? Ega seal pole meile tuntud kevade lutsutegelased Tootsid, kellel on kiire, kes peavad seal palju tegemist, Tamassaare rauad vaja teha ja sussakat meistedada ja kutsikaga tegeleda ja rajateelega tantsida ja siis õpetaja ütleb, kui aega nii vähe, tee siis pool rehkendust ära vähemalt. Toots jõudis pool rehkendust ära teha. Aga täna, kes meil Toompeal istuvad, need saavad meil palka selle eest, et nad teeksid riigi seaduse eelarve ära õigel ajal ja õieti. Mis nende ajudes toimub? Nad ei saa oma rehkendusega 6 korda hakkavad tegema, alles need ühe rehkenduse hakkavad jälle tegema. Tähendab, absoluutne vaimne segadus on neil vist peas. Nii rumalat valitsust pole need Toompea müürid aastasadade jooksul veel näinud. Kui me ütleme niimoodi teaduslikult sotsioloogia terminidega, tegemist on ilmselt vaimsete degenerantidega. Ei oska inimesed arvustada kokku. Härra Ligi seal arvutab, järgmine päev ütleb jälle, alguses ütleb, kõik on õieti, nüüd me tegime hästi. Eile alles kuulen jälle, ta tegi valesti midagi. Kaua võib seda harjutada siis? Nüüd ma tahtsin öelda teile teist momenti. See ei ole ainult Toompeale valitse. Vaadake mujale mäele, vaadake Tõnismäele. Seal on meie kapo, kelle ülesandeks on Eesti riigi põhiseaduse kaitsmine. Ja mida ma näen Eesti ETV-s, riiklikus televisioonis, tuleb kapo komissar ja räägib, et siin on Tiit Madisson, kes esindab rahvuslikku ideoloogiat ja see ideoloogia on Eestile taunitav. Kas see inimene on lugenud üldse Eesti põhiseaduse preambulat, kus on öeldud, et mis on Eesti riigi ülesanne ja mis tema kohus on? See on eestluse ja Eesti kultuuri säilitamine, see on rahvuslik ideoloogia. Ja see inimene, kes peaks seda rahvuslikku ideoloogiat kaitsma oma ameti poolt, mille eest meie maksame talle palka, tuleb ütleb, et see rahvuslik ideoloogia on taunitav. Pätsi ajal oleks see mees riigi reetmises kohe järgmine päev kinni pandud. Tähendab, miks ei panda täna selliseid mehi tähelegi, vaid see on nagu normiks saanud? Ilmselt on see, et meile valitse see, mis kunagine RSP lubas. Me lubasime seda, et Eesti tuleb tagasi. See tähendab seda, et meil tuleb rahvuslik ideoloogia tagasi, rahvuslik mõtlemine tagasi, rahvuslik maailmavaade tuleb tagasi. Et me kõik hakkame mõtlema nagu üks rahvus, nagu eestlased. Seda ei ole toimunud. Seda ei ole toimunud. Selle asemel me viskasime ära kommunismi, mis oli rahvusluse vaenlane. Aga asemele tuli teine ism. See on, ütleme niimoodi, moodsas keeles kosmopoliitne liberalism, mille põhimõtte järgi moraalselt on rahvuslik mõtlemine pahe, halb asi, keelatud ära. Tähendab, meil on kapo komissar, kes esindab seda ideoloogiat, kes taunib rahvuslikku ideoloogiat. Aga seda Eesti riigis me ei pea sellele mehele palka maksma. Selle mehe koht ei ole kapos. Ta ei kaitse Eesti riigi põhiseadust. Ta rikub Eesti riigi põhiseadust.
nüüd, mis toimub ajakirjandus? No täpselt sama, mis nõukaajal, eks ole. Mis me kuuleme? Tuleb ajakirjanik, ütleb Tiidule, kas te olete natsionaalsotsialist? Tiit ütleb, ei, me ei ole natsionaalsotsialistid. Aktuaalne kaamera räägib, et kuidas Tiit on ikka natsionaalsotsialist. Tiit ütleb mida, Tiit Madisson? Et meie liikumine, kes me oleme, rahvuslased, me oleme sotsiaalse närviga liikumine, ühiskonna poole. Mida ütleb meie meedia? Meedia võltsib sotsiaalse mõitse ära ja ütleb, me oleme vasakpoolne liikumine. 2 korda veel, et meie oleme vasakpoolne. No kuulge, teeme asja selgeks lihtsalt. Meie oleme ehedalt parempoolne liikumine. Tähendab, see inimene, kes räägib üheaegselt, et Tiit Madisson on natsionaalsotsialist ja samal ajal vasakpoolne. No selle koht on seal on asutused, eks ole, seal. Me teame küll Tallinnas, kus oli see. Praegu on Jämejalas võib-olla paremad spetsialistid. Kes seda ei tea, et natsionaalsotsialistid on parempoolsed. Muuseas, meie ei ole natsionaalsotsialistid, aga väidavad, et samal ajal üks partei võib olla natsionaalsotsialistlik ja samal ajal vasakpoolne. No kuulge, see inimene pole vist külakooli ka lõpetanud. Aga miks meil on sellised inimesed meie riiklikus televisioonis? Kas siin on kedagi, kes on saanud hariduse pätsiaegses Eesti Vabariigis? Ma mõtlen gümnaasiumi või isegi lõpetanud ülikooli. Palun tõstke käsi. Järsku on see. Vot, väga meeldib. Tähendab, teeme asja selgeks, mis on parempoolne. Kes meie oleme? Miks me ütleme, me oleme parempoolne? Me lähtume Euroopa mõttetraditsioonist, mis sai alguse Prantsuse revolutsiooni päevilt juba. Põhimõtteliselt on paar sajandit siin Euroopas võidelnud omavahel 3 ideoloogiat. Ühed on traditsionalistid, kuhu ka meie rahvuslased kuulume, siis on liberaalid, kuhu kuuluvad praegune valitsus, Reformierakond ja Isamaaliit. No nemad on kosmopoliitsed liberaalid. Ja siis on veel radikaalid ehk marksistid. Nii.